aegad on olnud. Üks kõige suuremaid minu arvates vist tuli päevavalgele 1913, see oli siin Saue Uuemõisasse, hakati raadiotelegraafi masti püsti ajama. Ja kuskil maikuus hakkasid seal mehed seal siis seda kamarat või pinnast pealt ära lükkama ja leidsid kohe ühe potitäie hõbemünte ja vist ka ehteid. Need müüdi kohe Tallinnasse 100 rubla eest maha. Sellest ei ole rohkem teada, et seda oli umbes 8–12 naela. Nael on 400 grammi, nii et ütleme keskelt läbi 10 naela, see oli 4 kilo. Aga sellega asi veel ei lõppenud, sellepärast, et augustikuus tööd jätkusid ja sealt leiti kohe ka teine potitäis, mis pandi ka kohe huugama. Aga sellele sai politsei käpa peale, osale vähemalt niimoodi, et kusagil 1000 münti ja õige mitu niisugust rahavõru. Kui me kõik selle kokku liidame, siis ma arvan, et kusagil 10 kilo hõbedat. Maa sees ja niimoodi 2 potis. Ja see võiks olla nüüd küll üks, seni minu teada viikingiaegne kõige suurem rahaleid. Ja see koosnes siis araabia müntidest, see oli 10. sajandi keskpaigas. Siis pärit. Keskaegsed mündijaarded, milline on rekordi omanik? Niisugustest leidudest, mis siis alles on ja mis on lausa siin Ajaloo Instituudis säilinud, on ehk Olustvere rahapada, mis on siin vitriinis ka olemas ja mis tegelikult leiti arheoloogiliste väljakaevamiste käigus. See oli niimoodi, et algul tuli seal hakati sovhoostehnikumi uut hoonet ehitama, hakati kamarat lükkama, bulldozer lükkas kõigepealt välja viikingiaegse rahapaja. Niimoodi. Seal oli mingisugune 700–800 münti, aga karta on, et teist nii palju jäi sinna hunnikusse, mulla hunnikusse, tollal detektoreid veel ei olnud ja on teada, et kohalikud mehed seal poe taga või tegid diili ja niimoodi poes käibis viikingiaegne hõbe peaaegu, et valuutana. On niisugusi andmeid. Aga siis tehti seal arheoloogilised väljakaevamised ja enne lükati välja teine rahapada, mis kuulus juba hoopis hilisemasse aega, 14. sajandisse. Seal olid siis juba Tallinna ja Tartu esimesed rahad ja siis kohalik kooliõpetaja Ilmar Jõesoo käis veel õhtul seal natukene kraapimas selle kelluga niimoodi ja leidis, et seal on mingisugune kiviplaat. Ja kraapis selle kiviplaadi alt välja veel ühe potitäie. Kokku selles 2 potitäies oli kusagil siis ligi 7000 münti. Paar kilo seal vast ikka oli kokku. Kindlasti tuleks nimetada sajandi keskpaigas maapõue varjule pandud Roostoja taalrileidu. Roostoja asub siis Ida-Virumaal ja see aare siis sisaldas 233 taalrit. Ja tegemist on tegelikult oma aja kohta päris suure varandusega. 6 taalrist said osta näiteks ühe lehma, 10 taalrist said osta näiteks ühe hobuse. Ja kui need 2 taaret omavahel kõrvutada, siis me näeme, et tegelikult jutt nagu oleks siin kohalik maarahvas olnud üks vaene inimmass ei vasta kahjuks või õnneks tõele. Selliseid varandusi on siis meie maapõuest välja tulnud. Me vaatame, mis aga